siin autol on palju erinevaid nuppe ja ekraane ja üldse erinevaid asju. Et nagu näha, siinpool on meil sellised rehvide tühjaks laskmise vahendid, siis meil on samamoodi kompressor, kui siit altpoolt vaatad, voolik jookseb, siis on meil rihmalõikurid, et kui midagi peaks juhtuma, et ise autost välja pääseda. Siinpool on meil siis ütleme navigeerimisseadmed, siin on siis autoga seonduvad nupud ja siis on korraldajate poolt antud ohutuse ja selline meiega ühenduses olemise selline boks, et millega võetakse siis ühendust, et kuidas meil läheb. Või siis, kui me ka ise näiteks seisma jääme, vahetame mingit varuosa, siis me vajutame rohelist nuppu, et siis korraldaja teab, et meiega on kõik hästi. Kui me peaks näiteks mingi õnnetuse tegema, keegi peaks viga saama, siis vajutame punast nuppu, siis võetakse meiega kohe ühendust ja siis me anname infot, et mis siis juhtus, ja kui vaja, siis saadetakse kopter järgi. Edasi on meil siin veel siis tulekustutussüsteem, on ka nupp, mida vajutada, kui peaks midagi juhtuma, et auto ära kustutada. Siis on siis autoga seonduvad nupud siin, et konditsioneer, ventilaator, nende võimsust saab reguleerida. Siis on tõstekäpad, mis meil siin põhja all on, et saab üles alla lasta. Siis on kompressorid sisse välja lülitada, signaali anda, tuled. Meil on veel laadjad autos olemas, sideboks, meil on kaamerad ees taga, siis siit saame kaamerad sisse välja lülitada. Ja suures pildis minu poolt nagu ongi kõik, et ülejäänud on juba Urvo poolt ja mina siis põhiliselt jälgin neid kahte ekraani, need on põhimõtteliselt dubleeritud, teevad ühte sama tööd, et see on selle jaoks lihtsalt, et kui ühega peaks midagi juhtuma, et saad kohe teise peale üle minna. Elu on siin näidanud, et nendega juhtub asju, sest et Marokos meil ka proloogi ajal kadus kohe ühel pilt ära ja siis saime nagu teisega jätkata ja nende juhtimiseks on meil siis kaks sellist pulti. Ühte ma nagu kasutan aktiivselt, teine on lihtsalt siin kõrval olemas, et ma saan vajadusel liigutada, nullida, mis iganes asju teha. Kui nüüd ühe tahvli juurde minna, siis see koosneb samuti jällegi kahest osast, et ülemine osa on siis navigeerimise jaoks vajalik osa, kus meil on, me näeme siin kiirust, me näeme läbitud distantsi, osalist distantsi, mida ma pean siis vahepeal nullima, siis me näeme siin kurssi, ja siit näitab ka selle waypointi peale, kui me oleme nagu selle waypointi lähedusse sattunud, siis ta hakkab meid sinna nagu juhendama. Ja alumine osa on siis roadbook, mille on korraldaja meile siis nagu ette andnud, et siin on siis näha siis ütleme siis distants ja osaline distants, et osaline distants ongi siis kahe selle erineva punkti vaheline distants, et mida me peame siis jälgima. Muidu 4 sellist tulpa, mille põhjal sa pead siis oma peas siis sellise raja nagu endale ette kujutama ja kogu selle asja siis Urvole võimalikult täpselt ja selgelt nagu edasi andma, et ütleme jah, et nagu siin vaadata, siis on palju erinevaid märke siin näitab, et mis kursil me peame liikuma, mis ohud on, oht 2, murtud tüün, keerame paremale 244 kursile, järgnev tee, oht 1 shotis ja niimoodi me siis navigeerime. Ja kui ma olen jälle mingi asja ära võtnud, vajutan nuppu, liigume edasi ja nii ta asi käib. Ja siin kõrval, mina panen endale lihtsalt kõrvale ka waypointid, et näha, et me oleme kõik võtnud. Meil selle maratonkatsel 1 punkt ei võtmata, mida me 2 korral proovisime, aga kuskil alla 10 meetri puudu, et selleni pääseda, et need on nagu kõige tähtsamad, et kui need võtmata jäävad, siis sa saad vastavalt punktile vastava siis karistuse, et tüünides on selline 1 punkt, mis sa võtmata jätad, võib isegi tund aega olla, et need on väga oluline ära võtta. See, mis meil jäi võtmata, see oli õnneks 15 minutit, et aga me tegelesime sellega päris tükk aega ja siis otsustasime loobuda, et mõnikord on lihtsam edasi sõita. Aga suures pildis selline see aparaat on, et midagi keerulist pole, et kui natuke vaeva näha ja tegeleda, siis tegelikult on kõik loogiline.